Meil on täna selle aasta, astronoomilise aasta viimane vestlus. Räägime täna riigist ja riiklusest. Aga enne ma tahaks natuke sukelduda sellesse, mida nimetatakse kognitiivseks semantikaks või natuke ka keelefilosoofiat, et mida me mõtleme selle ajal, kui me midagi nimetame. Mida me mõtleme selle ajal, kui ütleme riik. Tundub, et täiesti selge asi. Mul tuleb meelde, kuidas Püha Augustinus kirjutas aja kohta. Ta alustas oma arutlust niimoodi, et ta saab väga hästi aru, mis asi on aeg, enne kui ta hakkab selle peale mõtlema. Kui ta hakkab selle peale mõtlema, siis selgub, et ta ei tea, mis asi on aeg. Aga see ei ole aja spetsiifika. See on praktiliselt iga nimisõna, mis tähendab mingisugust abstraktset elementi või klassi. Ei pea olema abstraktne element. Näiteks jõgi. Me suurepärast saame aru, mis asi on jõgi. Nii kaua, kui ei hakka selle peale mõtlema või tõlkima. Näiteks kuulus Herakleitese fragment, samasse mingisuguse asjasse ei saa 2 korda astuda. Mis asjasse? Tavaliselt tõlgitakse kas samasse jõkke või samasse voogu. Voog ja jõgi ei ole päris see sama, aga antud juhul on ükskõik. Või ei ole ükskõik. Võib-olla voog on isegi parem, sest see liigub. Ja siin võib-olla on veel see asi, et kui meil on voog, siis tal ei pruugi olla nime, aga jõel on nimi. Ja näiteks me teame, mis asi on jõgi, näiteks Emajõgi. Kas see on jõgi? Kuidas võtta? Kui me vaatame 19. sajandi kaartid ja 19. sajandi kirjandus, siis see on oja. See on Embach. Muidugi sakslasel hea, neil on Reini ja Elba ja sellised asjad, aga meie jaoks on päris hea jõgi ja üldse võib-olla kõige tähtsam jõgi. Nii, et nii ka riigiga. Siin küsimus selles, kas riik on universaalne nähtus või mitte. Meie jaoks on see täiesti loomulik, et inimesed kuidagi ühinevad ja siis ühinevad riiki. Ja siin sellele kuskil meie esimestest loengus ma rääkisin kultuuri sellisest lingvistilisest imperialismiks. Läheme kultuurist välja ja hakkame asju nimetama. Ma tõin näite nooremast endast, kuidas ässad lähevad välja, ja siis vaatavad, et mingisugune olend jookseb neile järgi. Et siis nad vaatavad, kes see on. Nad ei tea. Aga nad ei tea, kes see on, aga panevad talle nimeks suure tähega koer. Ja sellest saidki kõik koerad. Nüüd nad said nimetatud. Ja siis tuli neil janu. Millegi pärast alati vanades tekstides, kui on vaja vett, siis on vaja tuuakse kaljust. Nii, siis neil tekkis janu, huvitav janu kohta, nad ei olnud probleemi, mis asi see on. Aga siis oli mingisugune asi ja nad nimetasid seda kaljuks suure tähega. Ja sinna oli vaja aukude teha, ja siis nad valmistasid sellise riistapuu ja nimetasid seda suure tähega puuriks. Ja sellest ajaks on meil koerad, kaljud, puurid. Nii, juhtus nii, et pärast teist maailmasõda moodustati Ühendatud Rahvaste organisatsioon. Rahvaste, aga tegelikult riikide. Nii, aga väga paljudel rahvastel ei olnud riiki. Siis neid hakati nimetama riikideks. Meil on, selline, inimeste ma ütlen sõna asulat. Asulate selline hierarhia. Küla, linn, riik. Ja
ja ütleme, iga eelmine on järgmise jaoks nagu eeltingimus. Ei teki linnu seal, kus ei olnud külasid. Mõnikord tekivad. Aga riigis on linnad. Aga väga paljudel väikestel riikidel, eriti saareriikidel, seal India ja Vaiksel ookean, mingit linnu ei olnud. Aga siis need moodustati nendest riigid, pandi neile, riigil on vapp, riigil on nimi, enne nad olid lihtsalt inimesed, aga nüüd selgus, et nad on mingisugune nimega. Kusjuures tihti need nimed tulevad mitte endogeensed, aga eksogeensed, neile pannakse see nimi või nad võtavad kuskilt mujalt ja nii tekivad riigid. Aga paljud rahvad elavad väljaspool riiklust. Nii, see oli selline väike sissejuhatus, et me nimetame asjad riikideks, aga mis asi see riik on? Vot see on meie mõtleme kategooriates, kui meil on vaja, vot me peame aru saama, mis see on ja siis me saame aru, et see on koer. Seda eksemplari viime mingisuguse kategooriasse. Aga koer eesti keeles on 4 tähe kombinatsioon, aga mitte karvane ja 4 jalaga. Ja, kuidas me paneme neid vastavusse? Ja no võtame koer, kui ta juba meil ette võtame koerad seal. Mingisugune Bernardiner, Newfoundler, kääbus puudel ja need on kõik koerad. Mingisugused buldogid, keda inimesed on mitme generatsiooni jooksul väärastanud. Või väärtustanud, oleneb. Väärindanud, Siuke lõug. No, täiesti jõbedad asju tehakse koeraga, et ta saaks hammustada, aga ei saaks lahtida. Selline elukas looduses sureb ära. Nii, no oli 2 põhilist lähenemist. Üks on nii-öelda aristoteelik. Meil on mingisugune ühismõiste, mingisugune perekond, ei vastupidi, mitte perekond, mingisugune ühismõiste. Ja siis selle alla käivad erinevad liigid, mille on siis eritunnused. Ütleme, meil on imetaja. Imetajad on need ja need ja need, siis seal on mingisugused koerased. Ma ei kujuta ette, kuidas see bioloogiliselt korrektne on, aga ei ole oluline. Me saame aru, kes on koer, isegi see, kes ei ole bioloogiat õppinud. Ja siis me vaatame need erinevad tõud ja siis on see meie muki, kelle on ilus valge täpp samal. Täiesti individuaalne, aga see, mis ei ole ühistunnus. Niisiis selline puu üldine ja siis järjest spetsiifilisemast kuni üksik eksemplar. Nii, aga teine lähenemine oli see, mida Ludwig Wittgenstein pärast teist maailmasõda arendas ja see on tema, ma igaks juhus tuletan meelde, et esimese maailmasõja ajal istujas seal koobastes, kaevikutes, Wittgenstein lahendas kõik filosoofilised probleemid ära ja kirjutas raamatu, avaldatud sai 1918. aastal loogilis-filosoofiline traktaat. Loogilis-filosoofiline traktaat, kus ta lahendas kõik filosoofilised probleemid, mis algab maksimaalselt üldiselt. Kõik, mis on maailm,
aga lõpeb, see on see punkt 0 ja lõpeb punktiga 7, millest ei saa rääkida, sellest tuleb vaikida. Nii, kõik, millest sai rääkida, mul on sellest lühikesest, õhukesest vihikust on öeldud. Kõik muu on, sellest tuleks vait olla. Ja ta aastaid vaikis. No, see meenutab mulle natuke Rutherfordi, kuulsa füüsiku, kes ütles, et on olemas 2 tüüpi tegevust. Ta mõtles ilmselt intellektuaalset tegevust. Üks on füüsika, kõik muu on markide kogumine. Nii, no vaat, markide koguda, kui me tegeleme füüsikat, me väljendame teda, aga kui marke me võime vaikselt koguda. See on see, millest ei saa rääkida. Aga ja ta jäi vait, Wittgenstein, ja aastaid töötas koolis. Mitte eriti edukalt, tal olid kohe konfliktid. Aga siis oli ka aednik seal. No, sulges märgime, et ta oli Euroopa ühest rikkamast perekonnast. Aga võtta, ta oli sellise väga vasakpoolsete valdadega, et tuleb füüsilise tööga oma igapäevast leiba teenida. No, ja siis see ei olnud enam filosoofia. Aga mis siis jäi? Siis jäid sellised mängud. On kuulus vaidlus 2 filosoofi vahel, Ludwig Wittgenstein ja Karl Popperi. Õigemini see vaidlus on postuumselt vaidlus. Wittgensteini jaoks seal vaidlust ei olnud, sest sellest tuli vaikida. Aga sellest on kirjutatud raamat Wittgensteini Ahjuroop, nagu me teame Occami abäämisõnanuga. Siis siin on Wittgensteini Ahjuroop. Asi oli selles, et Popper, noor filosoof, alles avaldas oma tähtsa teose. Ta oli Uuelt Meremaalt. Tuli Inglismaale, sinna Cambridge'isse selle Wittgensteini kuulsatel seminaril osalema. Wittgenstein ta kutsus. Kutsus niimoodi, et kui teil on mingisugune mõistatus või mingisugune selline trikk, siis me seda arutame. Popper oli täiesti halvas mõttes vapustatud. Et ta tegeleb filosoofiaga, mingisuguste hokuspokustega. Aga see oli ainuke, sest filosoofia on juba lahendatud. Need on mingisugused keelemängud. Ja siis ta oma ettekandes püüdis väljendada seda ideed, et filosoofia tegeleb tähtsate asjadega. Ja muuseas moraalsed asjad. Ja selle peale Wittgenstein, kes olevat kaminas ahjuroobiga seganud närviliselt, seda ütlevad Popperi pooldajad, Wittgensteini pooldajad ütlevad, et midagi sellist ei olnud. Nii, see on see rekonstrueeritud vaidlus, mida võib-olla ei olnud. Niisiis, selle peale Wittgenstein, kes tuli seal ahjuroobiga midagi segas kaminas, tuli Popperi juurde ja ütles, oskad sa siis öelda mingisuguse üldise eetilise, ütleme, üldise moraalse reegli, mis oleks kohustuslik nagu kõik. Jah, miks mitte? Ära vehi tuli see ahjuroobiga külalislektori nina ees. Olevat öelnud Popper. Selle peale Wittgenstein olevat vihaselt läinud. Seda ütlevad Popperi fännid. Wittgensteini fännid ütlevad, et nad ei pannud tähele üldse ahjuroobi ja Wittgensteinil oli üldse, juba enne ütles, et tal on kiire. Nii, see on see ajalooline tõde. Räägitakse Sir Railist, kuulsast piraadist, admiraalist, kuninganna Elisabethi favoriidist, kellele raiuti pea otsast ära, sest ta abielus ilma loata. Aga ta oli ka ajaloolane. Nad istub seal, kirjutab ajalugu ja näeb, et seal tema teenrid
teine variant on see, et ta oli juba vangis, et ta nägid seal vangivalvurid, sest omavahel lähevad kaklema ja siis tulevad tema juurde ja üks ütleb, asjad olid nii, aga teine ütleb, et ei, asjad olid hoopis nii. Selle peale olevat Reili visanud oma käsikirja selle kaminasse, jälle see mitte Wittgensteini kaminasse, ütleb, kuidas ma saan kirjutada ajalugu, ta just kirjutas ajalugu, kui see, mis praegu toimus, sina olid selle osaline, räägid niimoodi, sina räägid niimoodi, aga mina olin seal juures ja nägin, et hoopis oli kolmandad. Et kuidas ma saan kirjutada nendest asjadest, kuidas on ainult üks tunnist. Jah, hea küsimus, kes on näinud Kurosawa filmi Rashomon või Akutagawa jutustuse Tihmikus, kus seal oli 4 tunnistajat ja kõik räägivad oma jutuga, jah, okei. Nii, aga mis asi on tõde, me ei tea. Kurosawa ikka lahendab tõde ära, aga Akutagaval ei ole. Nii, vot, mida siis Wittgenstein ütleb, et see üldine mõte ei ole oluline. On oluline see, et on mingisugused jooned, näiteks koerad. Kuidagi me tunneme ära, et need on koerad, ehkki nad on väga erinevad. Ja, kus juures isegi kõige kassi sarnasem koer, me tunneme temast koeraga, mitte kassi. Millegi pärast on mingisugused asjad, tunnused, mingisugune perekondlik sarnasus ja nii edasi. No, sõltumata Wittgensteinist ja täiesti teistmoodi lähenes probleemile India väljapaistev. Kes ta oli? Nüüd on küsimus. Ta nimetatakse filosoofiks, loogikaks, aga tegelikult oli raamatukogu hoidja. Ja see on see probleem, et meil on hulk raamatud, me peame need kuidagi süstematiseerima. Kuidas? Roosi nime, see on see probleem, et kuidas me paneme. Seal oli pandud nagu maade järgi, aga tähendab see, igal ühel, kelle on raamaturiil, teab, et ükskõik kuidas me ei süstematiseeri, alati on mingisugused asjad, mis ei mahu süsteemi. Isegi kui me vaatame värvide järgi. Nii. Mida tegi Randkanatan? Ei ole vaja üldiselt mingisugust sellist mõistete puud, et üks on mingisuguse liigi alamliigid. Ei, me võtame need, et need ei ole klassifikatsioon, see on tunnus. Ja siis, kui meil on need üks tunnus, see ei tähenda erinevalt sellisest Aristoteles lähenemist, et teistel seda ei ole. Vastupidi. Kui meil on mingisugune tunnus, siis me saame aru, et see võib olla ka teistel. Aga mingisugust indiviidi iseloomustab mitte üks tunnus, aga maatriks. Mingisugune tunnuste konfiguratsioon. Me rääkisime enne asulatest. Kas asula struktuur on kohustuslik või mitte? Me rääkisime, et on kohustuslik. Me rääkisime, et väga paljudel kultuuridel erinevalt. Maaosadel need külad, me nimetame sellist asulat külaks, neil on sarnane struktuur. Ja tihtipeale, nagu ma kohe toon ka see näite, Bararo küla, see peegeldab mingisugust tähtkuju või mingisugust kosmilist struktuuri. Nii. Aga kas selline struktuur on kohustuslik või mitte? Või üldse, kas asulas peab olema mingi struktuur või mitte? No, tundub, et peab, et kuidas muidu. Aga me näeme, et kohe linnas, me rääkisime, et linnas tekivad seadused. Aga kas see on kohustuslik, et suugi mitte? On olemas mingisugused linnataolised moodustused, kus need
kohustused ei ole, kus seadused ei ole. Ja vot see, kas riik on universaalne nähtus või midagi või ei ole. Vot see John Tyleri tuntud raamat, lingvistiline või keeleline kategoriseerimine. Ta lähtub just nimelt sellisest Wittgensteinlikust arusaamast, mitte üldmõistest, aga prototüüpidest, tüüpilisest. Mis asi on linn? Võtame ühe linna, nimetame seda tüüpiliseks linnaks ja siis vaatame, kuidas teised on sellega suhtus. Tekib selline semantiline või mingisugune mapp. Mingisuguses linnad on selles struktuuris teistele lähedasem, teised mitte. George Lakoffi kuulus raamat Naised, tuli ja ohtlikud asjad, mida kategooriad ütlevad või avastavad meie mõistused. Kui me loeme sellist pealkirjas, siis ta tahab öelda, et naised on ohtlikud asjad. Ei, ta ei taha seda öelda. Ta tahab öelda, et ühes, ma ei mäleta, vist Austraalia naised, tuli ja ohtlikud asjad, neil on samad grammatilised tunnused. Kõik. Aga siin see ei moodusta mingisugust kategooriat. No samas, kui me loeme seda raamatut, siis ikkagi selgub, et naised on siiski ohtlikud asjad, aga idee on teine, et mitte, et me ei paneks mingisuguse rubriigi alla ühte, aga moodustaks sellist kategooriate võrgustikku. Nii, vot see on see Bararoo küla. Aerofoto ja see struktuur. No, näete, see on vihmamets. See platsi siin puhastada on üsna raske. Ja mis siis teevad? Puhastavad seda platsi ja suurem osa sellest puhastatud alast on tühi. Selle asemel, et panna siis hästi kompaktselt kõik juurde. Ja mis siin on? See on nimetatud meeste maja. No meeste maja, seda ei nimeta, on Bararood, seda nimetavad uurijad. Aga see on väga paljudel rahvastel, ütleme seal Polyneesias, samamoodi, et või Papua Uus-Gvineas. See on küla, mis siin päevad läbi on. No naised lähevad sinna metsa korjama igast asja, aga mehed istuvad siin majas ja arutavad asju. Või enamasti vaikivad. Või närivad mingisugust koolad seal või kokad. Närivad nii. Seal Papua Uus-Gvineas oli tavaline asi, et kui tuleb missionär, siis võetakse väga rõõmsalt vastu ja siis kutsutakse meeste majja ja siis keegi selle tagant tal virutab vastu pead ja siis pärast teda süüakse. Need päris tegevuseta nad seal ka ei istu. Aga jah, no mis asi see on see? Külanõukogu või see linnavolikogu või parlament, see on seal jõetakse. No me rääkisime, et igas hõim, ta koosneb vähemalt 2 osast. Ja siin Bararoodel ma igaks juhus tuletan meelde, et iga selline etniline ühendus koosneb 2 osast. Mitte igaüks. See on teooria, et igaüks. Igaüks, kus on eksogaamne abielu. Võib abielluda ükskõik kellega siin. Need on haruldased, endagaamsed abielud, aga enamus on eksogaamne. Vot ma tõin näiteks seda keta keelt Hiinise ääres, kus kui seda keelt hakati uurima 1960 aastatel, no tegelikult kuulus Soome
keeleteadlane ja antropoloog tegi esimesed kirjeldused juba 19. Castrel 19. sajandil. Aga vot siis Nõukogude Teaduste Akadeemia ekspeditsioon sõitis laevaga ja seal laeva peal selgus, et on üks Keta, see rahva esindaja, ja nad palusid, et ta maki peale midagi ütleks oma keeles, ta keeldus, et oma keelt, seda räägivad ainult vanamuutid, tükk aega teda püüti pehmeks rääkida ja siis ta midagi ütles. Ja siis küsiti, mis asi see on. Ära kunagi võtta naist oma hõimu samalt poolelt. Ja see on see kõige sügavam asi, mis on selle suures, see selgus hiljem, et ta on savhoosi partorg. Aga ikka, naist ei võta sellest kõlapoolest. Niisiis, see on pool. Ja see on selline minimaalne. Aga siis tavaline on 4 klanist osaleb. Bararol on 8, sest see on nagu raku poolitamine. Millegil hetkel rakk poolitub ja siis need pooled samal ajal millegi pärast jälle poolitavad. Nii ka siin. No ja need on erinevad klanid ja tavaliselt on üsna keeruline süsteem, kes kellega tohib abielluda. Aga põhiline on see 2. Nii. Täiesti teine Trobriani, praegu seda nimetakse, saared on ikka Trobrianid, aga riigi nimi on Kirivina. Sama asi. Ka vihmamets, puhastakse pletsala, siin, mis siin keskel toimub. Siin on nagu turg, siin on kohtuvad ja nii edasi. See on see koht, kus mehed ja naised kohtuvad. Meeste majja naised ei saa, naiste asjadega mehed ei tegele. Siin ka keskel on võimuesindajad. Siin ei ole demokraatiat, siin on päälik. Kusjuures päälikul on 2 maja. Ütleme, talveresidents ja suveresidents või nii, aga paljudes kohtades on siin nagu ka 2 võimukeskust. Päälik ja šamaan või täiesti irratsionaalne, võiks ju seda ruumi kõik kasutada. Keskpunktis. Nii. Niisiis, see Trobriani saarte elanikud, neil on väga, seda loeti üsna arhailiseks organisatsiooniks ja samamoodi ka Bararoos, nagu nad ei teadnud, millal selline struktuur tekkis, see oli alati nii. Aga nüüd vaatame ühe erandi. No, selle kohta on üsna palju viimastel aastakümnetel kirjutatud. See on sügavalt Amazonase vihmametsades elab väike hõim. See ma võtsin Wikipeediast. Ütleme, pirahad ja hääldatakse piraha. Kõik lindistused, mida ma olen kuulnud, seal seda hääldatakse pitaha. Aga võimalik, et R ja T on neile üks häälik, üks foneem. Nii, vot, elavad väga väikestest asulatest. Asulat on midagi täiesti muud kui kõikidel ümbritsevatel Amazonastel hõimudel. No, nii. Neil on väga omapärane keel, väga vaene. Daniel Everett on elanud seal peaaegu 30 aastat nendega. On avaldanud mitu raamatut. See on üks
viimane, mitte viimane, aga üks ülevaatlikum. Et ja sellel keelel on ainult 10 või 11 foneemi. Ütleme, inglise keeles on 44, eesti keeles on üle 30, kui diftonge nimetada ka foneemideks. Nii, sõnu on alla kuskil 330. Neil on ka vilekeel. No vilekeeled on paljudel rahvastel. Tavaliselt mägedes. Mägirahvastel siis seal mägedes on hää kommunikeerida. Kusjuures need vilekeeled on eri rahvastel loomulikult erinevad. Aga nemad kasutavad seda vilekeelt metsas. Ja vist ainult mehed. Ma olen päris kindel. See on omapärane keel ja omapärased inimesed. Nad ei maga öösiti. Või neil ei ole sellist asja nagu ööuni. Nad magavad ööpäeva jooksul mitu korda, sellist väikestel perioodidel kuskil 40 minutit kuni 1,5–2 tundi maksimum. Miks nad, see on see siia pealkirjaks pannud. Sest kaua magada on ohtlik, seal on maod. Aga see on tagantjärgi tarkus. Mõtled sellised nagu metsainimesed. Selles keeles, sellel ühiskonnal ei ole mingid hierarhiad. Kõik inimesed on omavahel võrdsed. Mehed, naised. Nii. Keeles ei ole arvusid. Neil rahval ei ole aega. Ma räägin Everetti kirjeldusest. Ja nad ei erista värve. Hiljem, kui sa loed seda kirjeldust, siis selgub, et nad ei erista sinist ja rohelist ja punast ja kollast. aga punast ja rohelist siiski eristavad. Aga neil ei ole nende jaoks nimesid. Ei ole nimesid, aga nad saavad aru, et need on erinevad. Aga kui panna neile nende sinine ja roheline, siis nad ei saa aru, et need on erinevad. Või punane ja kollane, nad ei saa aru. Nii. Okei. See tema kirjeldus sai, see slaid on mul pooleli jäänud, sai suure kriitika alla. Enne kõike Noam Chomsky. No, ei olnud eraldi kirjeldus, aga ta kritiseeris Everetti. Et mis see Everett ütleb, et selles keeles see keel on keel, aga see ei vasta Chomsky keele definitsioonile. Chomsky definitsiooni järgi inimkeel erineb loomade häälitsusest sellest poolest, et seal on rekursioon. Seal on kõrvallaused, seal on tingimuslaused. Pidagatel ei ole. Ei ole kõik. Neil ei ole ka aega. Nad ei saa öelda, et mis asi oli enne. No, samas jällegi, kui sa loed seda Everetti raamatus, neil ei ole mõistet enne ja pärast, aga samas üks ütleb, et kui ma olin noor. Seda, kui ma olin noor, see ei ole see, milline ma olen praegu. Nii et mingisugune, mida ütleb Chomsky ja mida tegelikult kirjutavad hiljem Neville Piasecki ja Rodriguez. No, Chomsky lähtub üldarusaamadest, aga nemad on ka pidagakeelt uurinud, ehkki suugi mitte nii nagu Everett. Nad korraks külastasid, seal natuke elasid, aga Everett elas nendega ja mis on see põhjendaja?
et nende keel on keel nagu keel. Et keel võimaldab kõiki asju. Aga nad lihtsalt ei kasuta seda. Et keeles nagu on võimalus seda aega väljendada, aga neil ei ole sellist vajadust ja sellepärast nad ei kasuta. No üldiselt, kui nad ei kasuta, siis kus me teame, et keeles on see võimalus. Igatahes see on see põhiline vastuargument, et see ei ole keele struktuur, aga pragmaatika. See on see mitte struktuur, aga see kasutamise. Nii, siin on raske midagi väljaspoolt öelda, objektiivselt sellepärast, et praktiliselt kõik, mis me teame keelest, on Everettilt. Ja ma teen kohe väikse täpsustuse Everettilt. Aga siis, et kes Everett oli? Ta oli muidugi keeleteadlane ja tal oli ka antropoloogilised oskused ja teadmised. Ta oli Kelletli Paiki üks, ma ei tea, kas otsene õpilane või järglased. Kelletli Paik oli väljapaistev keeleteadlane. Seda on ta nimetatud ka geeniuseks, aga vene absurdikirjanikul Harmsil on üks jutt, seal tegelane kirjutab juttu vägilaseks. Et see oli nii kõva vägilane, et ta võiks teha ükskõik mida. Aga kuna ta tegi ükskõik mida, ta ei teinud midagi. Midagi sellist oli ka Paiki kohta. Tal on, see, mida ta publitseeris, on suurepärased tööd. Ja ajast kõvasti ees. Aga see ei olnud tema eesmärk. Tema oli, ma ei tea täpselt missuguse kristliku konfessiooni missionär. Ja tema missioon oli missioon. Ja mis see missioon seisnes? Et tulla kuskile inimeste juurde, kes ei tea midagi kirjast, Kristust ega midagi, luua selle keele grammatika ja tõlkida Piibli. See on tema missioon. Ja tema arendas välja seda metoodikat, et kuidas kirjeldada seda keelt, mille kohta me ei tea midagi, mida me üldse esimest korda kuulame. No, ja ta oli väga edukas ja siis arvati, et see on lihtsalt Paiki geniaalsus. Aga ta õpetas seda hakati nimetama Paiki trikiks. Seda trikki oma õpilastele. Kuskile, no ma räägin ideaalselt. Saadetakse langevarjuga kuskile inimsööjate hulka, siis seal natuke elavad ja kui jäävad ellu, siis on mõne aasta pärast korjatakse üles ja siis neil on kaasas selle keele grammatika, sõnastik ja pühakirja suur osa tõlgitud. Ja võt see Everett oli Paiki, ma ei tea, kas ta otseselt Paikilt õppis või igatahes seda koolkonna esitas. Läks ja ta ei valinud pidahad. Teda saadeti sinna, et väga kihvt keel, selle kohta me ei tea midagi. Ja ta läks sinna, niisiis missionär. Aga siis elades pidahatega, ta kaotas usku. Aga seda juhtus missionääridega ka. Ma ei mäleta saksa missionäri nime, kes elas Zulude hulgas ja pärast avaldas raamatu Minu elu Zulude hulgas. Ja siis ütleb, et tema tuli Zuludest õpetada, aga tegelikult õppida võib ainult nendelt. Esiteks, Zulud on palju ilusamad kui valged. Ja teiseks, nad elavad õigemat elu. Ilma igasugust kristlust, nad elavad õiget elu, aga meie valged elame valedel. Ja selliseid lugusid veel. Sulev Keeduse film
ma ei mäleta, Bukolika vist. On Eesti missionärist, kellel oli samasugune lugu, kes elu lõpus ta elab seal Nõukogude poolt okupeeritud Eesti mingisugusel saarel, vaatab majakat, kus on ka, aga tema kõige helgemad mälestused ja seal on ka väike film sellest, kuidas ta oli noorena missionär seal Aafrikas. Nii et võt lähevad kuskile õpetama, aga ise õpib. Võt nii juhtus ka Everettiga. Millegipärast mulle tuleb meelde Denis Diderot vaimukas ütlus jesuitide kohta, kes käivad lõbumajades, et teha missioonitööd prostituutile, aga selgub alati, et prostituudid teevad missioonitöö nendele missionääridele. Nii, ei taha siin üks öelda, absoluutselt mitte. Aga võt, et seal need pidajad on õnnelik rahvas. Sotsiaalse struktuuri ei ole vaja, minevikku ei ole vaja, religiooni, võt neil ei ole religiooni, mingisugust pärimust, traditsiooni ei ole vaja, elame sellel hetkel. Ja et see on kõige õnnelikum rahvas. 1,5-minutiline klipp Everetti poolt tehtud. As his fluency grew, Everett began to realize something was missing. The Pitaha have no words for colors, no past or future tense. And incredibly, the Pitaha have no numbers. Research from MIT indicates the Pitaha may be the only culture on Earth without any numeracy. The Pitaha don't have numbers because they don't need them. They survive just fine without them. Somebody asked me once, you mean Pitaha mothers don't know how many children they have? Well, that's exactly what I mean. They don't know how many children they have, but they know all of their children's names and they know all of their children's faces. They don't need to know how many children they have to know who their children are and how they feel about them. Aeg-ajalt me loeme, et on kuskil avastatud tavaliselt kas Amazonas või Papua-Uus-Guinea mingi rahvast, millest midagi ei teadnud, mis ei ole teiste rahvastega kontakteerinud ka seal saarel. No, me teame, et need saarte elanikud, kes on väga vaenulikud ja tapavad need, kes tulevad sinna. Selliseid rahvaid on veel, aga ma ei tea, kuidas see juhtus. Selline valdav antropoloogiline konstruktsioon on see, et nad ei olnud algupäraselt isoleeritud, aga millegi katastroofi. Vot meil on selline struktuur, kus on meil 8 klanni ja siis mingisuguse asja pärast, kas epideemia või see pärast, 7 klanni olid hävitatud. Ja siis nad lähevad ja ei taha kellegagi suhelda. No, see on selline pigem abstraktne konstruktsioon, mõtteline konstruktsioon. Sellist protsessi me ei ole kuskil kirjeldatud, aga on sellised rahvad, kes tavaliselt on väga vaenulikud. Ka Amazonases, nad isegi seal neid droone, mis neid filmivad, püüavad vibust. Nad on kiviaja tasemel, see tähendab kivid ja puidust relvad. Nii, ja nad on väga vaenulikud. Aga pitahad on väga sõbralikud.
kuidas nad kuidas nad kauplevad millega. No üldiselt seal kasvab manioka ja nad vahetavad selle. Aga üks põhiline see kaubanduse, ütleme valuuta, on nad pakuvad oma naisi seksiks. Ja arvatakse, et see on see põhjus, miks neil ei ole geneetiliselt mingisugust anomaaliat. Nad on endogaamsed, aga pooled lapsed on sündinud teistelt hõimudelt, kes seal. Teistel põlis amazonaste rahvastel, mitte valgetes. Nii, mingisugust armekadadust ei ole, mingisugust omandit neil ei ole. Paradiis. Ja see on siis nende asula. See on sellised külad ei ole kuskil maailmas enam fikseeritud. Mingit küla ei ole. Seda isegi onnideks on raske nimetada. 4 tokki, vaiadeks on seda natuke, ütleme 4 vaia ja lehtedest katus. Mööblit ei ole, siin on mööblil on ainult mingisugune kuhi, kus magatakse. Aga mitte eriti palju, sest magarutusest metsas on maad. Ja vot jää ääres nad moodustavad sellised, seda ei saa öelda küla. Seal ei ole mingisugust külapäelikut, seal ei ole mingit platsi, ei ole mingit tänavat. Täiesti struktuurid. Nii siis küsimus, et miks Everett niimoodi kirjutas. Sellepärast, et ta tahtis leida paradiisi ja ta leidis. Siin on kõike seda, mida tsiviliseeritud maailmas ei ole. Ja kõik suhted on normaalsed ja nii edasi. Aga need hilisemad uurijad, kes on, Everett elas seal peaaegu 30 aastat ja siis sõitis tagasi USA-sse ja seal nüüd töötab ka Smithsonian instituudis ja vaidleb nendega, kes vaidlevad temaga. Et esiteks mingisugust folkloori seal ei ole, aga need avastasid, et nad laulavad. Aga mida nad laulavad? Laulud on enamasti improviseeritud. Aga nad on improviseeritud mingisuguse sündmuse puhul. Sõnad on improviseeritavad, viisid enamasti ka, aga siiski viisidel on mingi alus. See, et viisil on mingi alus, see tähendab, et mingi mälu on olnud. See viis ei ole täiesti improviseeritud. Seda võrreldakse Siberi rahvaste joikidega. On ka, mitte on Siberi rahvas, saamidel on. Ja mingisugused Jaanused on karjalastel, kui juba soome-ugrilastest juttu on. Sõidab mööda tundrat, lõpmatu tundrat ja laulab. Mis ta laulab? Väga monatoonselt laulab, aga sõnad võivad eksprompt olla. Ta näeb luike ja siis laulab. Aga see joogi motiiv, põhilised struktuurid on samad. Väljapäästev vene folklorist Pomerantseva, kes kirjeldas neid Siberi rahvaste folkloori, nagu enamus nõukogude folkloriste, said suurepärast kogemust nende Siberi rahvaste kirjeldamises, sellepärast, et ta oli vangistatud seal. Ka Solženitsyn on see, et laagrid on suurepärast ülikoolid. Siis sõidab tundide kaupa, ma ei ole meeles, kes on see neenets, kes seda viib saani, nii et koerad jooksevad, ta istub ja see
seal sootab kõrval ja muud jäeldab, et ta näeb, et luiged tulid ja siis laulab. Luiged tulid, tulid, luiged, luiged tulid, tulid, luiged, luiged tulid, tulid, luiged, luiged tulid, tulid, luiged, luiged tulid, tulid, luiged. Ja siis, kui nad hakkavad juba saama, luiged tulid, tulid, luiged tulid, tulid, luiged, kevade tiivad. Ja selline ime, kunstisünd. Äkki selline metafoor, jah. Tulid luiged, kevade tiivad. Ja, no, ma ei tea, kas neil on kevade tiivad siin, aga võt luiged tulid, luiged. Aga erinevates olukorras on erinevad need. Nii et mingi mälu on neil, aga no mis see veel, et ta ütle ka, et üldse mälu ei ole. Nad teavad oma vanemaid. Et see on minu vanem, aga nad ei tea oma vanavanemaid. Sest see on tavaline selline antropoloogia, selline kolmanda generatsiooni seadus, et kolm generatsiooni me teame, aga pärast seda on enne muistsed ajad. Ja üldse, vot vanasti alles oli õige, mis asi oli vanasti? No siis, kui mu vanaisa oli noor. Ja see on see tavaline, vot see, kui mu vanaisa oli noor. Nii, sellised asjad nagu revolutsioonid ja sõjad murravad seda. Et praegu, kui mu vanaisa oli noor, see tähendab nõukaaeg ja seal ei olnud midagi head. Aga see vanaisa vanas narootik võib öelda, et vot siis alles oli, tehti tööd, rügati ja vorstis oli liha ja nii, okei, nii, vot. Linnast, hästi ruttu, mis me oleme rääkinud, et linn on antropomorfne. Ta on nagu inimene, linn sünnib, kasvab ja sureb. Linnal on nimi. Tihti, vot nendes keeltes, kus on grammatiline sugu, linn on naine. Ja ka metafoorika on seotud naiselikult. Linna vallutamine on nagu naise vägistamine. Aga linn on ka universumi mudel, nagu ka oli asula. Linnas tekib semiootiline plahvatus, linnades tekivad, mitte maal, tekib kiri, seadused. Multikultuursus ja mitmekeelsus, kunstid, teadused, ka eri keeled ja nii edasi. Linnas tekivad piirid ja kodakondsus. Keskaegne ütles, et linna õhk vabastab. Kui pärisori jookseb linna, siis ta võib saada vabaks. Aga mitte alati. Võib-olla see on kõige kuulsam linn ilma struktuurita. Marokka püha linn Fes. No ei saa öelda, et üldse ei ole mingit struktuuri. Aga ei ole tänavaid sõna otseses mõttes, sellised nagu prospektid. Seal, no mis tänavad, seal majade vahel võib niimoodi. Slummid ka sellised, seda vahel nimetatakse orgaanilisteks linnadeks. Et linnad, mis tekivad ise ilma planeeringuta. See on Rio de Janeiro. Ma ei käinud Rio kuulsates slummides, seal olevat ka ohtlik. Aga ma käisin San Paulos, kus ei olnud nii ohtlik, aga no need ei ole nii suured ja nii kuulsad. Ja ma käisin slummides Taiwanis. Kusjuures slummid täiesti erinevad. Mis mõttes? Brasiilia slummid loetakse, et need on ohtlikud. Et seal valitseb maafia ja nii edasi. Taiwani slummid on kõige ohutumad asjad. No seal, kuidas sa saad seal midagi valesti teha, naabrid ju näevad. Seal on nii tihe asutus. Mis seal nagu tänavaid ei olnud, aga läbipääsu võib-olla läbi mingisuguse köögi. Aga ikka seal võt niimoodi rada käib. Kuidas need rajad siin tekivad? No umbes nagu ojadel, väikestel ojadel päris suurt vihma. Vot nii, kus väike võimalus, sinna nad lähevad. Meelde, kuidas Eesti saatkonna
autojuht rääkis, et kuidas on võimalik sõita Bangkokis. Nii, ütleme juba, rääkisime, et esimene riikluse vorm on linnad, linnriigid. Rääkisime Kreeka, seal Mesopotaamias erinevad, seal šuumeritel, akaadidel, babylonlastel olid ennekõike linnad ja siis nende ümber tekkis riigid. Aga nende kohta me teame kõik. Kesk- ja Lõuna-Ameerika, siin on mul nimetatud Maia, aga Maia on seal üleval pool. Vot siin on hästi mitu asja. No me arvame, et need on linnad. Aga kust me teame, et nad on linnad? Sest me ei tea nendest midagi, nad on maha jäetud. Tavaliselt, no siis kuidas linn hävib? No teame, kuidas linn hävib seal. Valutakse, põletakse ja inimesed tapetakse. Aga seal mingist laipu ei ole. Inimesed on maha jätnud. No arvatakse, et põhjus on sellises kliimakatastroofis või et tekivad linnad kasvavad ilma piirideta, inimesed tahavad seal süüa ja siis nad raiuvad ümberringi kõik metsad maha ja siis neil ei ole kuskil seda toiduainet võtta. Ja siis nad kaovad. Need on kusjuures üsna arenenud linnad, suured, hirmus. Miks me ei tea midagi? Sest nendes kultuurides ei tekkinud kirja. Nendes linnades ei tekkinud kirja. Vähemalt ei ole see. No, maiadel midagi kirjataolist on. Aga maiad elavad siiamaani. Aga mitte nendes linnades. Linnad on maha jäetud. Seal vihmametsades kogu aeg avastakse uusi. No vot. Aga need Almekid, see oli suur tsivilisatsioon, mis kadus. Enne Almekki oli ka suur tsivilisatsioon seal. Mingisugused skulptuurid ja linnataolised. Need on säilinud. Nii. Vot need riikides. Selle kaardi peal see on pärast Rooma impeeriumi, Lääne-Rooma impeeriumi kadumist, Ida-Rooma impeerium, Byzants veel säilib, siin tekkis uus impeerium araablastel, väike hõim, siin keset Araabia poolsaart, äkki vallutas väga suured alad, mis tähendab äkki. Sellepärast, et tekkis monoteistlik religioon ja see džihad, püha sõda. See on siin araablaste või mauride. Aga tegelikult islam laienes Atlanti ookeanist Vaikse ookeani. Üsna ruttu, paari sajandiga. Nii, aga vot see kalifaat, kas see on riik? Üldiselt nagu peaks nagu riik olema, seal on kaliif, seal on, ütleme, pealinn, kus see pealinn on? No, ütleme, umbes Damaskus või umbes Bagdad või niimoodi vahel. Sest huvitav, et mitte kunagi ei ole see Mekka ja Medina. Nii, siis me näeme, et sellised alad, kus on hästi palju riike või riiklikke moodustusi. See on 20 ainult Briti saartel. Keltide ja sakside riigid. Siis, no siin selle Venemaa territooriumil oli mingit riiki välja arvatud. Volga bulgaarid. Bulgaarlastel on huvitav asi. Bulgaarlased on nagu etniliselt türklased. Nad siia tulid slaavlased.
Ja sellised temperamentsed inimesed üleeile kukutasid valitsuse järjekordselt, sest et miks no järjekordselt varastas, järjekordselt jäi korruptsiooniga vahel. Ja seal, no ütleme, meil on seal valitsusvastased meeleavaldused, no paarsada inimest, no paar tuhat. Aga siin nagu nõksti 100 000 inimest sinna keskväljakule. Ja siis peaminister ütles, no et pole midagi teha, tuleme rahva soovile vastu. Ja hästi tegi, nii kaua kui rahvas oli rahulik. Nii, siis siin on nagu, jällegi siin see nagu Tangi impeerium. Kas see on hiinlaste? No enam-vähem hiinlaste, aga mitte ainult. Impeeriumitel on, aga me näeme suured alad, kus ei ole riike, kusjuures see ei ole eriti ammu. 1500 aastat tagasi. 3 põhilist ala. Siin on see viljakas kolmnurk, poolkuu ja siit arenesid igale poole. Siis Euroopa, selline riikluse, no mis see riiklus? Riikluse mudeliks on, me näeme siin, et kus oli Lääne-Rooma impeerium, seal on palju riike, kus seda ei olnud seal. Erinevad, no kusjuures need on suured impeeriumid. See hiljem siin arenes Inkade impeerium, Maiade suur impeerium. Ja, aga paljudest me ei tea midagi, peaaegu midagi. Või siis see ala Kaug-Idas. Ma ei toonud eraldi välja, üks vanimaid tsivilisatsioone on praeguse Pakistani, aga see oli proto-India. Enne seda, kui sinna aarialased, kõige puhtamad aarialased praegu on iraanlased. Ja see iraanlased on nii. Mis tekib linnades ja riikides, on riikluse teooria. Mitte üksnes seadused, aga ka selline reflektsioon selle üle, millised on ühiselamise õiged reeglid. Ja nagu paljud asjad Euroopas, algtõuge tuleb Platonist. Kusjuures sellest me oleme rääkinud, et Platonil on erinevad riikluse ideed, põhilised 2 dialoogid on riik või poliitika, seda politeia, seda võib tõlkida riigina, võib tõlkida poliitika, võib seadused. Ja seal ideaalse riigimudelid on erinevad. Riigis ideaalses vormiks on võimupüramiid. Ja autokraatia on selle loomulik vorm, püramiidil otsas on üks inimene. Aga et see ei oleks despoot on kreeka sõna, see tähendab mitte seaduslik valitseja, siis ta peab valitsemises lähtuma seadustest. Ja kõige parem on, kui ta kuulab filosoofide nõuandeid. Aga seadustes, ideaalne on aristokraatlik vabariik ja seal filosoofid on üldse riigi valitsejad. See Platoni need ideed olid väga olulised Euroopas
nii keskajal kui ka renessansi ajal. Üks Platoni järgleja oli Püha Augustinus. Püha Augustinus, kellel oli väga antiikharidus, nagu kõrgem kool oli retoorikakool ja ta on seda õpetanud ja üks oma ajastu haridumaid inimesi, aga siis, kui ta oma vaimsete otsingute lõppsirgel jõudis kristlusesse, siis ta mõtles välja, et kõik see paganlik tarkus on lollus ja jälkus. Jumala ees peab olema nagu see Pitaha. Alasti, ilma struktuuride, ilma teadmised. Aga mille vastu ta ennekõike, mis see filosoofia, mis on jälkus, see on ennekõike Aristotelese filosoofia. Mis oli juba antiigi ajal selline pinge Aristotelese ja Platoni, siis kui sa oled Aristotelese vastu, siis sa nagu kaldud platonismi poole ja siin on selgelt näha. Platonil kõikide meie asjade algupära on ideede maailmas. Ideed on ideaalsed. Ja, miks see laud on siin selline? Sellepärast, et on olemas laua idee, mis siin realiseerub. Kuidas ta realiseerub? No, kuidas kunagi? Vot siin on plekid. Seda idees ei olnud. Need tekivad ise. No, kui kasutada siin mitte Platoni, aga Aristotelese terminid, siis Aristoteles on substantsia ja aksidentsia. Aksidentsia on nagu juhuslik asi, aga samas nagu see inglise accident. See juhuslikud asjad on mingisugused aksidendid. Ja siin on mingid plekid ja kriimustused, need on aksidendid. Need ei olnud niimoodi mõeldud. Nii, aga nii siis. Riiklusega ja kõikidel selle maistel institutsioonidel on sama asi. Neil on olemas ideaalne mudel, aga ideaalne mudel on taevariik. See on see kristlik Platoni ümbertõlgendus. Mitte abstraktsed ideed, aga taevariik. Seal on kõik ideaalne. Ja mõnes mõttes see, mis meil siin maa peal on, sellel originaal on taevariigis, aga samas me kõik rikume ära. Ja see on mingi karikatuur. Jumala riigi aluseks on jumalik armastus. Aga inimlikus riigis on see inimlik kõrkus, mis see ja egoism siin maa peal. Me kõik armastame mitte Jumalat, aga iseennast. Jumala riik on igavene ja kõik maised riigid on mööduvad. Aga siin maa peal on Jumala riigi üks, ütleme, agent. See on Kristuse riik, Jumala kirik, Regnum Christi. Nii, siin jällegi, kui rääksime jõest ja ojast. Civitas Dei. No, Dei on selge, see on Jumal. Aga mis see civitas on? Variante on täpselt 3. See on riik, see on linn ja tsivilisatsioon. Nii, üldiselt eesti keeles on, ja ma ei tea, kas eesti keelde on üldse tõlgitud Püha Augustinus, aga tavaliselt see on Jumala riigist, see de civitate Dei. Aga vene keeles kasutatakse slaavi tõlged, see on Agradi Božem, see on Jumala linnast. No.
see on siis hiliskeskeaegne illustratsioon Püha Augustinusele. Ja siin on näha, et Jumala riik on, siin on inglid pühakud, aga selle vastus on siis inimriik, kus on inglite vastu on langenud inglid ehk kuradid. Need siin õnnistavad, need viskavad seal kivisid ja patustajad. Ja, vot selline, mis on see saatan, ta on pilkaja ja see kogu see tsivilisatsioon, see on selline naljavärk. Seda ma tahtsin näidata, seda ma ise pildistasin Lüneburgi raekojas. Ma sellest rääkisin, et see on Jumala riik, see on nagu viimsed päevad, see on Jumala riik, siin on täpselt 144 000 pühakut, aga kõik ülejäänud, see on põrgu. Ja Jumala riik, näete, see on linn. Linn on ümberringi müürid, et need patused hinged ei saaks sinna tulla. Nii. Kui selles antiigi ajal oli pinge Aristotelese ja Platoni vahel, siis keskajal oli varjatud pinge augustinlastel ja tamistidel, Püha Toomasel. No ja juhtiv suund oli Püha Toomasel, see nimetatakse skalastikaks ja seal ta muuseas oma summades, aga mis asi on summa? See on nagu süstematiseeritud Wikipedia, seal on kõik, see on kõik teadmised, muuseas ka riikluse kohta. No, seal on erinevad summad. Summateoloogia on teoloogia entsüklopeedia. See on siin riikluse või valitsemise entsüklopeedia summa. Et riik erinevalt Augustinusel, see maine riik, on ka jumalik institutsioon. Ja riigivõimu aluseks on Jumala tahe. Ja siin ta kasutab. Kui augustinianluse aluseks oli platonism, siis tamismi aluseks on aristoteliaansus. Ja ta kasutab Aristotelese definitsiooni. Inimene on poliitiline loom. Ja inimene on loomult sotsiaalne, ta peab elama teistega koos. Ja riigivõim ei ole rajatud ei jumaliku alusel ega saatanlikul, aga loomulikul teel. Inimene, mis need on loomulikud asjad? No, vot seal, ütleme, vili kasvab. Kas see on saatanast või jumalast? Ei, see kasvab loomulikul teel. Seal inimesed elavad, paljunevad. See on loomuselt neil. Ja seadused, inimseadused ei ole jumalikud seadused, aga need ei ole ka saatanlikud seadused. Nad tulenevad loomulikult teel inimese sotsiaalsest loomusest. Aga inimene ja see tamistlik maailmavaade erinevalt augustinlaslikust pessimistlikust, see oli optimistlik, et inimene on loomuselt, mis ta on hea, sest Jumal on teda loonud. See on mitusada aastat enne, kui Rousseau tuli samale ideele, et inimene on loomult hea. Ja riigi eesmärgid ongi see, et head omadused saaksid väljendada ühine hüvi, voorus ja rahu. See on
riigi eesmärgid, aga sellegipoolest seal on, see on substants, aga seal on aktsidentsel. On ühine hüvi, aga mõned on egoistid. On voorus, aga mõned on liiderdajad. On rahu eesmärk, aga mõned tahavad mässata ja sõdida. See Aquino Toomas eristab kahte sõda, õiglased ja ebaõiglased. Need, kus on, me kaitseme ennast, need on õiglased. Nii. Seda ma ükskord mainisin riigi tekkimise üks originaalsemaid ideid oli väljapaistval Hispaania filosoofil ja kunsti teoreetikul José Ortega y Gassetil. Riik tuleneb spordist. Sport on riikluse alus. Kuidas nii? No vaatame, et mis on antiigi ajal seal riiklus. No, ta lähtub muidugi demokraatlikutest. Et mis seal on? Seal on vaidlused. Mis asi on vaidlus? Meil on kaks oponenti, kes omavahel võistlevad. Avalik kohtumõistmine. Antiigi linnas, Anteenas. Avalik poliitiline dispuut. Ütleme, valimisvõistlused. Ja aga see kvintessents on sport. Ütleme seal vaidlevad omavahel kaks demagoogi, oraatorid, demagoogi, et kes siis lõpuks võitis. No, mis on kriteerium? See, kes võitis valimisi, see võitiski seda vaidlust. Ja? Nagu ütles Lenin, praktika on tõe kriteerium. Võtleme kordas, seda truismi on enne ka räägitud. Nii, või seal kohtuvaidlused. No, vaidlevad selle mõlema poole advokaadid, kes siis võitis, no see kelle kasuks oli kohtuotsus. Ja? Aga see on alati vaieldav. Valisime küll, ütleme Trumpi, aga nüüd oleme õnnatud. Kas valisime õiget inimest või mitte, või seal Bulgaarias, see regulaarselt, või Gruusias või Armeenias, ja? Regulaarselt valime endale uut juhti, uut valitsust, sellepärast vana oli valp ja korrumpeerinud, nagu saab võimule, kohe hakkame seda kukutama. Sest me oleme selline vabadus armastav rahvast ja ei taha seda korruptanti ja siga seal näha ees otsas. Nii, aga on olemas see ala, kus on kõik õiglane, see on sport. Sport on, ütleme, see riikluse ideaal. Seal, kes siis võitis, kas Kilpkond või Achilleus? No kes esimesena ületab finišijoone, see on ka võitja. Teine asi, et Kilpkond ja Achilleus kunagi ei ületa seda. Aga see ei ole sport, see on, ütleme, halb sofism. See ei ole isegi paradoks, see on lihtsalt vale arutlus. Nii, aga võtta spordis. Kes esimesena ületab finišijoont, see võitiski. No, see on antiigi sport. Erinevalt nüüdisaja spordist. Ja, seal, ütleme, üks servib, teine võtab vastu ja siis tükk aega vaieldakse, kas pall kukkus platsi või mitte. Ja mis siis on? Tõe kriteerium, mitte sport, aga elektroonika, siis vaadatakse järgi. See oli jalgpallis see varr. Midagi seal värav, kõik seal tähistavad, ei olnud, sest seal paar minutit varem oli suluseis. Nii et see ka. Nii, aga see on sport on see vaim, mis peab olema riigi
riikluse aluseks. Muidugi Ortega puhul ei tea päris täpselt, kas ta mõtles seda tõsiselt või pigem oli selline mõtteline konstruktsioon. Kui me räägime Euroopa riikluse ideedest, siis on mõned tähtsad nimed tuleb öelda. Üks oli kindlasti Nicola Machiavelli, humanist, elas tükk aega Firenzes. Ta on nendest ajaloofiguurist, kes on palju laimatud. Ja ütleme, psühhiaatrias ongi selline termin machiavellism, siuke küüniline, manipuleeriv teiste üle valitsemine. Aga Machiavelli ei olnud midagi sellist. No, põhiline idee selles, et erinevatel inimestel lähtuvad sellest, mis positsioonil on, neil on erinevad eesmärgid ja erinev eetika. Valitsejal või printsil, il principe. Aga vene keeles üldse vürst. No, vürst ja prints on enam-vähem sama. Või tal on teistsugune eetika, sellepärast tal on teistsugune vastutusala kui mungal. Munk seal palvetab, päästab oma elu ja võib-olla seal palvetab terve kogukonna eest, aga nende linna või rahva või riigi alumate elu ei ole tema käes. Aga kui see prints selle asemel, et võidelda vaenlastega, hakkab seal paastuma ja palvetama, siis see on vale põhimõte. Ja siin ei ole, ma toon teise näide. Vene, ütleme, slaavi tekst, tähendab kogu ortodoksi tsivilisatsiooni jaoks Konstantinoopolisi vallutamine türklaste poolt, Mahmedi poolt, oli suur šokk. Ja siis oli selline tekst, mis püüdis seda aru saada, et miks see juhtus. Ja juhtus sellepärast, et Konstantinoopolise tsaar Basileus oli hea inimene. Kui türklased valmistasid lahinguks, tema seal valas pisaraid, palvetas ja paastus. Aga see Mahmud valmistas sõjaks ja kui läks lahinguks, ta võitis. Nii et ja siis, see on huvitav, et kristlik autor ja õigesti tegi, sest valitseja peab võitlema, aga mitte seal palvetada. See on huvitav erinevus, see on uue aja arusaam versus keskaegne. Vähem kui 200 varem oli kirjutatud sellise pühaku lugu Dmitri Donskois. Dmitri Donskoi oli vürst, kes võitis Mamaid Kulikova lahingul. No, kas ta päris võitis, ei ole teada, aga igal juhul Mamai ei võitnud, seda me täpselt teame. Nii, ja siis me teame, et kuidas ta võitis. No esiteks ta on hea kristlane, ta ei taha sõtta minna. Ja tema vaimulik isa, pühak Sergius Radonevski, teda praktiliselt lükkab sinna lahingusse. Ja kuidas ta valmistub? Öö läbi, juba tükk aega enne ta ei söö, ta paastub, palvetab ja öö läbi enne seda lahingut ta valab pisaraid. Ja siis, kui ta tuleb lahingule, ta on võitmatu. Sest ta tegi õigesti. See on see kristlik sõdalane. Aga seal Konstantinopoli vallutused, see Konstantinopoli
kuningas tegi valesti, sest ta tegi õigesti. Jah, ta käitus nagu kristlane, aga mitte nagu sõdalane. Aga Mahmud, pagan, saatana kummardaja, tegi õigesti, sest ta läks valehingusse nimelt. No vot. Nii et see on see valitsemise põhimõtted hästi lühidalt, jah? Aga Machiavelli oli üks esimesi, kes tõi välja riigi tunnuseid. Et keel, mingisugune traditsioon ja kombed ja seadused. Ja riigil peab olema vägi. Ja seda vägi ta ei pea ennast tagasi hoidma, kui ta kasutab seda vägivaldselt. Et hoida korda oma riigi sees ja kaitsta vaenlast. No, mõnes mõttes ta ennetab hopsi. Nii. Hops. Mille jaoks on riik? Üldiselt riik on tohutu monstrum. Piibli monstrum Leviatan. Ja näete, ta koosneb inimestest. Inimesed moodustavad sellist asja, mis on jube monstrum. Riik on väga paha. Aga ta on vältimatu paha. Mille jaoks on riik? Riik no. Riik, see monstrum, ta ohjeldab vägivalda. Inimesed delegeerivad vägivalda riigile. Selle asemel, et riigi sees klaarida vägivaldset suhtud teine teisele, näiteks naaber mind solvas, ma ei lähe, ei löö tal silma välja, aga kaeban politseisse. Ja politsei siis ise korraldab vägivalda. Ja see on oluline see, et riigil on suurem vägivalla potentsiaal, nagu sellel Machiavellil keeli, kui üksikutel inimestel. Ja see on üks riigi funktsioon ja teine on sellega seotud. Riik kaitseb oma kodanikke välisvaenlaste eest. Jällegi, riik on vägivalla kontsentratsioon, mis on kodanike kaitseks. Ja kõik, midagi muud ei ole. Kõikides muudes asjades kodanikud saavad ise kokku leppida, kui nad ei vägivallatse. Järgmise generatsiooni šoti mõtleja John Locke, oma ajas üks väljapaistev filosoof ja ta nimetatakse liberalismi isaks, lisas Locke'i käsitlusele väga olulise asja, et riik tagab inimõigusi. Sest inimõigused ei ole riigi poolt antud. Vot see on väga oluline erinevus kõikidest varasemast riigi käsitlusest. Et kodanikudel on nii palju õigused, mida riik neile lubab. Ei ole. See on vastupidi, see on nagu Leviatani mudelis, et riigil on ainult need asjad, mida inimesed kodanikud talle annavad. Aga inimõigused on tulnud, ja siin on kaks varianti, kas looduselt või jumalalt, mitte riigilt. Ja riik peab tagama neid lähtudes seadustes. Riik peab olema õigusriik. Nii et see on liberalismi asi. Inimõigused, õigusriik, võimude lahusus. See on väga oluline. Esimene variant, et seaduslik, täitev ja kohtuvõim peavad olema eraldi ja sõltumatud. Täitev võim ei saa sekkuda kohtuvõimusse. Seaduslik võim on ülev, aga ka kohtuvõim on absoluutselt. Ja riigi eesmärk on inimõiguste kaitse. No üldiselt ta oli šoti mõtleja, nagu Hobski, aga Inglismaal tema ideed ei läinud eriti peale, ta ei saanud traktaadi avaldada. Üks esimene traktaat oli sallivusest.
aga need ideed olid aluseks Ameerika Ühendriikide iseseisvuse deklaratsiooni. John Locke otseselt mõjutas nii Franklini kui Jeffersoni. Siin on need niinimetatud asutajaisad, 3 nendest. Franklin, Adams ja Jefferson. Täiesti väljapaistvad mehed kõik 3. Franklin oli ka väljapaistev teadlane ja väga kõrge aatega. Ja, kui ma lugesin üle nende elulugusid ja tegusid, siis millised mehed olid selle riigi eesotsas kunagi ja millised on praegu. Nii, Franklin ei olnud ainuke, ta oli nendest kõige mõjusam, tema ideed. Ja ta oli ainuke, kes kirjutas 3 asutaja dokumendiga. Aga Adams ja Jefferson olid väga ka haritud inimesed. Adams oli teine president pärast Washingtoni ja Jefferson 4. Adams oli õllepruulijate perekonnast, kuulsast perekonnast. No, ei taha enam töötada. Samuel Adams oli ta lähisugulane. Paar sõna sellest tuleb öelda. Ja ütleme sellisest liberaalsete põhimõtete kaitseks. Ameerika Ühendriikides möödunud sajandi 20. aastatel selgus, et riik peab valitsema mitte üksnes inimõiguste, aga kodanikude moraali eest. Ja põhiline probleem on alkohol. Ja mis tuleb teha? Tuleb alkoholi ära keelata. Kuiv seadus. Ja likvideeriti kogu alkohol. Ja selle tulemuseks oli see, et alkoholi kvaliteet, inimesed jõid sama palju, aga jõid mingisugust mürki ja halba alkoholi. Ja alkoholi kvaliteet õudselt halvenes. Ja kui seda jälle lubati, siis need Ameerika, need õlled, need Miller, Budweiser, mitte segada Tšehhi Budweiseri, need on väga halvad õllud. Aga parim õlu oli see Samuel Adams. Neil on terve, sest seal olevat säilinud see vana retseptuur. Nii, hästi ruttu. Väga oluline riikluse teooria jaoks oli Charles de Montesquieu, parun, võimude lahutus ja seadused tagavad vabadused. Aga siin on üks oluline asi. Ta tõi sisse kliimafaktorit. Ja niisiis on olemas 3 õiget riikluse vormi. 2 vabariigi, demokraatlik ja aristokraatlik ja monarhia. Nende aluseks on, vabariigi aluseks on virtuu. See on sõna, mida on raske eesti keelde tõlkida ja ütleme voorus. Ehk selles virtuus on ka mingi mehelikkus sees. Voorus ja monarhia rajaneb aule, aga despotia rajaneb hirmule. Despoti ei austata, aga teda kardetakse. See on päris huvitav asi, et nagu ütles, Stalin ei ole oluline, et nad mind armastatakse, oluline, et mind kardetakse. Aga sama, et jah, ma kardan, aga selgus, et keda kardetakse, seda armastatakse. Mitte kedagi. Siiamaani Venemaal kõige armastatum, läbi aegade kõige armastatum valitseja on Stalin. Sest et ajas hirmu nahka.
nii, mis on, kuidas on kliimaga seotud, et õige valitsemisvorm tekib mõõdukas kliimas. No umbes nagu Itaalias või Prantsusmaal. Jah? Aga mitte liiga kuumas, nagu seal Aafrikas. Seal on despootia. Ja mitte liiga külmas, nagu seal Tartarias, ütleme Venemaal. Võt seal üldiselt need õiged vormid, nad võivad vähenduda. Vabariigist võib tekkida konstitutsiooniline monarhia ja vastupidi. Aga despootiast mitte kunagi midagi head ei tule, seal võib tulla ainult anarhia. Nii, ja vot, kui ma seda lugesin ülikooli ajal, mis oli umbes 60 aastat tagasi, siis ma mõtlen, mis jama. Aga mida rohkem elu edasi, et tal on õigus. Mis seal Venemaal toimub ja miks kliima ei luba midagi head. Kusjuures see despotism on kuumas ja külmas kliimas erinev, aga sellest ei ole enam rääkida. Kuidas? Mis Kanada sel ajal sul oli? Ütle mulle, palun. Mis riiklus seal inuitidel on? Mitte mingid. Mis Prantsuse Kanada, see on Inglise ja Prantsuse tsivilisatsioon. Nii, okei, siis sellega me lõpetame.